tere! Sina siin! Meie oleme Raamatutotsid ja kuidas sul õppes on tagasi. Ja te ei kujuta ette, kus me oleme? No te võib-olla kujutate, sest et enamus teist probleemi jälgivad meid Instagramis, nii et te teate, et me käisime Rahvaraamatus veebimas. Ja selle puhuks treat for you me rentisime kaamera, mille tööle saamine võttis meil liiga kaua aega. See oli liiga pikk protsess. Ja meil on korraga mälukaardil aega 57 minutit filmida, nii et üritan selle aega sulle äppi kokku võtta. Aga nagu te arvatavasti saate aru selle valiku pealt siin, siis tänane teema on Jennifer Lynn Barnes, täpsemalt The Naturals sari, aga laua peal on teisi ka, sest lihtsalt Rahvaraamatus on nii ilusad raamatud. Kui te otsite ilusaid raamatuid, kindlasti minge Rahvaraamatusse. Ja. Meil ei makstud, et seda öelda. Ei, te võite niisama ka tulla, sest siin on fancy. Meile nii väga meeldib Love siin. it. Arvatavasti olete te meie Instagramist ka näinud, et meile meeldib Jennifer. Veits obsessed ja eriti obsessed faktist, et hiljuti tuli teadanne, et Naturalsil tuleb 5. raamat. See on nagu, mina lugesin Naturals sarja eelmine suvi, mis tundub hullult ammu, aga tegelikult ju alles. Ja isegi mulle tundus, nagu ma oleks mingi sajandeid oodanud ja siis nüüd on nagu mingi extra treat, sest et sa ei osanud tahta. Ja siis nüüd, kui sulle öeldi, et siuke võimalus on, siis ma ei jõua lihtsalt ära oodata seda 5. osa. Kinda sama, mina lugesin seda see aasta paar kuud tagasi ja mina olen väga suur Criminal Mindsi fänn. Ma olen Kurjuse kannul sarja vaadanud alates sellest, kui ma olin väike. See on üks mu lemmiksarju üldse. Ma olin sellega vahepeal konkreetselt lihtsalt nii obsessed, et mu psühholoog käskis mul pausi teha selle sarja vaatamisest, sest et see häiris mu unerütmi. Aga selle raamatu lugemine oli nagu sa nagu Criminal Minds X mingi teenage drama kokku panduna, see oli nii hea ja seal olid mingid asjad, mis ma sain kohe aru, et need on inspireeritud sellest, et see autor peab olema Criminal Mindsi vaadanud, sest ma olen nagu mingi, ma tean, mis episoodist see idee tuli. Ja ma lugesin need 4 raamatut lihtsalt nii kiiresti ära ja ma läksin Kirsi juurde, kes me oleme nüüd eesnimede baasil, kui te kõik juba teate. Suhe jõudis sinnamaani. Ma läksin Kirsi juurde ja ma võtsin raamaturiiulit lihtsalt järgmise Jenniferi raamatu, läksin koju ja tegelikult ei hakanud kohe seda lugema, sellepärast et elu tuli peale, aga paar nädalat hiljem hakkasin seda lugema ja me oleme ikka Jenniferi lainel. Mina eelmine suvi laenutasin raamatukogust selle esimese osa ja ma lugesin selle põhimõtteliselt sama õhtuga läbi. Ja ma olin väga pettunud, et ma ei saanud kohe teist osa võtta, sest mul ju ei olnud teist osa. Ja raamatukogus oli parasjagu teine osa välja laenutatud ja ma pidin minema poodi ja endale ostma selle teise osa, sest et mõtlesin, et ma ei jaksa kannatada. Praegusel hetkel on see sama sari Kindle Unlimitedis ka olemas, kui kellelgi on seal konto. Ja lihtsalt et ilmestamaks, et me ei tee nalja selle Jennifer Lynn Barnesi sõltuvusega, mis meil on, siis kui me käisime Inglismaal, ma ei tea, mitu raamatut me ostsime, kahe peale 5 või 6, igatahes absoluutselt kõik tema raamatud, mis me leidsime, mida me kas A ei leidnud Eesti raamatupoodides või B, need olid tunduvalt kallimad Eesti raamatupoodides, kõik need me ostsime kahe peale ja tõime tagasi, lihtsalt, et me saaks neid lugeda. Ehk me teame, millest me räägime. See sõltuvus on päris ja need on tõesti nii head raamatud, aga lähme siis raamatute juurde. Ja Jennifer kirjutab ma tahaks öelda nagu valdavalt young adultid, sest et ma ilmselgelt ei ole kõiki tema raamatuid lugenud, aga need, mida ma olen lugenud või mida ma oman, on kõik young adult ja ta on väga süge thriller girly ehk siis mingisugused müsteeriumid, saladused, mõistatused, kõik selline on põhimõtteliselt kõikides ta raamatutes mingil moel sees. Ja The Naturals sari on nagu Sandra ütles esinime baasil,
nagu Sandra ütles, on noorte versioon krimisarjast ehk siis tegemist on ühe kamba noortega, kes töötab FBI heaks ja nad lahendavad kuritegusid. BAU, Behavior Analysis Uniti jaoks, mida tegelikult ei eksisteeri. Ja miks? FBI-s on nendel agentidel kõigil need oskused ja teadmised, seda ma olin väga kurb, kui ma teada sain, et seda agentuuri eraldi selliselt ei eksisteeri. Väga suur pettumus. Aga jah, ilmselgelt üldse mitte nagu kõige legaalsem tegevus, sest et enamus neist on alaealised. Nad töötavad siis salaja FBI heaks ja üritavad leida sarimõrvareid põhimõtteliselt. Algselt nad palgatakse selleks, et lahendada nii-öelda cold cases ehk siis, et kuna nad on nii-öelda lapsed veel ja kõik on salastatud ja keegi umbes ei teagi, et sihuke osakond on, et siis neid ei lasta kuhugi aktiivsele kuriteo nii-öelda seenile või kuhugi actioni keskele, vaid nad võtavad siis juba, ma ei tea, 10, 20, 30 aastat vanu case'i ja siis üritavad kuidagimoodi sealt midagi välja kaevandada. Asja teeb eriliseks see, ja natukene ebarealistlikuks, aga that makes it fun. Asja teeb eriliseks see, et kõik need noored, kes sinna osakonda on siis palgatud, on mingisuguste eritalentidega. Ja see raamatu peategelane on Cassie ja tema on siis nii-öelda natural profiler. Elu on teda natukene loksutanud siia-sinna ja tal on kuidagi kujunenud oskus inimesi lugeda üli hästi. Ja, väga vähesest väga palju välja lugeda. Ja ta satub sinna programmi suhteliselt juhuslikult. Vähemalt ta ise arvas, et sattus juhuslikult, kõik oli pärast seotud, aga ta ei olnud sellest midagi kuulnud ja ega ta alguses väga vaimustunud ei olnud sellega liitumisest. Ja seal on teised tegelased ka. Üks neist on veel profiler, aga seal on ka üks imeline matemaatik-statistik. Sloan. Siis seal on imeline valetaja, kes esiteks oskab ise väga hästi valetada ja teiseks saab põhimõtteliselt kohe aru, kui keegi valetab või räägib tõtt. Badass Liia. Ja siis meie kolmas või teine main guy sealt, kes siis oskab emotsioone lugeda kõigi nägudest. Kas või hääletoonist tundub suht hirmus. Jaa, see tundub tõesti hirmus. Aga ma tahan lihtsalt shout-out'i teha, et ma tegin just koolis enda praktikat ja kus ma tegin enda magistriprojekti ja õpilased pidid ühe raamatu lugema ja ma andsin soovitusi ja üks õpilane valis selle raamatu ja mul oli ülihea meel ja mul oli üks ülesanne, mis oli seotud raamatuga, mida õpilased lugesid. Nad pidid midagi kaasa tooma ja kes on seda raamatut lugenud, siis saab kohe aru. See õpilane tuli klassi ette, oli korraks vait, siis tõmbas taskust visiitkaardi. Ja kui sa seda raamatut luged, ma olin mingi jaa, ma olin nii elevil ja see oli nii tore, sest et see visiitkaart on seal raamatu alguses väga oluline element. Kõik need 4 osa, selles sarjas on 4 osa, kõik need 4 osa on omavahel seotud, ehk siis läbi 4 raamatu on üks selline big case, problem, draama, mis kogu aeg areneb ja läheb kreisimaks, aga igas osas on siis eraldi mingisugune kuritegu või kuritegude hulk, mis tundub omavahel seotud olema, mida siis noorte rühmitus asub lahendama. Ja kui need nagu eraldiseisvana need case'id olid, tegelikult need olid hästi wild. Seal toimus hästi palju. Hästi kiired raamatud. Hästi palju toimus ja nagu ma ei oskaks, ma arvan, mingid 20% võib-olla mäletaks detailidest, neid oli hästi palju, aga tollel hetkel need olid kuidagi nagu kergesti seletatud, nii ma suutsin jälgida. Et need väiksed case'id on wild, siis nagu see suur case läbi selle 4 raamatu, see on nagu see suur on lihtsalt nagu hästi mastaapne ja siis kuidas me siia jõudsime või kõik on omavahel seotud ja kuidagi selle sarja lõpuni lugedes sa saad päriselt aru, et kõik päriselt ka oli seotud, seal ei ole mitte ühtegi juhuslikku asja, aga ma pean ütlema, et ma arvan, et see ohtras koguses kurjuse kannul vaatamine on tekitanud selle, et
teise raamatu praktiliselt kogu sisu ma nägin ette, ma mäletan, esimese raamatu lõpus ma olin nagu okei. Teise raamatu lõpus ma mäletan, kuidas ma saatsin häälsõnumi Kirsikale ja ma olin nagu mingi no ma teadsin, mis sealt tuleb, sest et seal kuidagi olid mingid elemendid, millega ma nagu kohe alguses mingi tema halb, see okei. Ehk seal mul ei olnud seda nagu mingi momenti, aga kolmas ja neljas, no kolmanda... No see oleks nagu new age. Kolmanda lõpp võttis mu aju ja neljas raamat, ma ei olnud lõpuni välja kindel, kuidas see lõpeb, sest et need asjad, mis seal juhtusid, olid... Aga see oli tõesti, need on hästi kiire tempoga raamatud, selles suhtes on tore lugeda, et see lugemine läheb väga kiirelt ja iga peatükk lõpeb ka üsnagi nii, et sa tegelikult tahad järgmist lugeda, et kui nagu mõned raamatud on ehitatud nii, et nagu see peatükk lõpeb, sa oled nagu mingi siin ma võin vabalt pausi teha, siis see oli siuke raamat, et nagu ma ei suuda mitte üheski kohas pausi teha, et ükskõik mis koha peal ma olen, ma olen nagu mingi okei, kell on 2 öösel, ma lähen homme tööle, aga ma ei saa seda praegu käest ära panna. Ma ei saa seda praegu käest ära panna. Ja, minule meeldis see, et need raamatud on kirjutatud põhimõtteliselt 2 POV-s pidevalt. Ehk siis Cassie, kes on see peategelane ja siis samal ajal on igas osas on see nii-öelda You, kes on siis see pahalane, see sarimõrvar, no kurjategija ja siis need Cassie peatükid vahelduvad siis selle sarimõrvari või nad olid mingi muud kurjategija ka, ühesõnaga selle kurjategija peatükkidega ja see kuidagi lisas mingisuguse nagu teise dimensiooni sellele loole, et ma kogu aeg teadsin, et noh, et mida ette oodata, et nüüd toimub midagi või nüüd ta hakkab seda või noh, et mingisuguse nagu lisa inputi ja see pani mind hästi kaasa mõtlema. Mina olen hästi mugav tarbija nii raamatute kui filmide puhul. Mina tavaliselt ei näe neid plot twiste ette. Ma ei mõtle nendest, ma lihtsalt ootan ja naudin. Selle ülihea näide on, kui te olete lugenud Akotari, siis see mõistatus, mida ta peab lahendama esimeses osas. Me kumbki ei mõelnud, mis selle mõistatuse lahendus võiks olla. Ja siis me hiljem nägime foorumites ja nagu raamatu arvustustes, et kuidas, issand juba, mis selle peategelase nimi on? Feira. Kell on palju. Kell on juba 11 läbi. Kuidas kõik on nagu mingi, oh my god, kuidas Feira seda mõistatust ära ei lahenda, et see oli nii lihtne. Ma ei mõelnud sekundiks ka, mis see lahendus on. Nagu sest et ma mõtlesin, kui see on oluline, siis nad ütlevad seda mulle. Ja see on üldiselt see, kuidas ma nagu ma ei hakka mõistatusi raamatutes lahendama. Kuigi siin paratamatult, kuna ma olen lihtsalt nii palju kurjuse kannul vaadanud, siis mingitel hetkel ma mingi see tegelane ütles sükest asja, aga nagu selle suurema, sest et ma arvan, et nagu tegelikult sa pead päriselt lugema kõik osad läbi, sest et see, mis seal suures pildis toimub, on nii palju suurem, kui need nagu raamatud niisama on. Ja seda nagu iga kord, kui me saime mingi killukese sellest suurest asjast, siis ma olin lihtsalt mingi what? Ja, ma just ongi, et see 2 POV-d ja siis mingisugused nagu väikesed detailid tekitasid selle olukorra, et ma tunduvalt rohkem mõtlesin kaasa nagu sellele story'le ka ja nagu üritasin aru saada ja mina ei näinud plot twist ette. Ma suht kindel. Vist teisega oli veits lihtsam. Esimese lõpus ma lihtsalt what? Aga ja seda lõppu ma ei oleks nagu ka In My Wildest Dreams välja mõelnud. See oli nagu, see oli nii suur. See kõik oli tegelikult nii suur. See oli nii suur, see oli nii sür ja nagu ma olen näinud arvustustes seda, et see on nii ebarealistlik. Sõbrad, me loeme 16-aastastest FBI-s, kellel on veits üleloomulikud võimed erinevatel viisidel inimesi lugeda. Nagu... Ma ei soovi teada, kuidas ta poevargaid korjab kuskilt poteegast. Ma selles suhtes saan aru täielikult, et see raamat ei peagi olema realistlik, sest et selles suhtes, olgem ausad, kui FBI sellised programmid oleks, siis ega me lihtinimesed ei teaks ja need vabalt võivad olla, sest et ka nagu mitmed häkkerid ja niimoodi noored on saadud kuidagi FBI-ga koostööd tegema tänu sellele, et nad on väga noorelt mingeid väga nagu raskeid seadusi rikkunud. Et isegi kui mingid sellised programmid eksisteerivad, ega me niikuinii ei teaks, meil ei öelda sükest asja.
aga need raamatud ei peagi pürgima mingi ülima realistlikkuse poole, sest et see on young adult fiction ehk see on ilukirjanduslik teos, see ei ole päris, see on välja mõeldud maailm ja minu arust see oli küll lihtsalt nagu nii hästi kirjutatud. See oli nagu üks hästi suur ja lõbus pusle mõistatus, nagu no siin on kaane peal ka pusletükid. Selles mõttes kui sa ei ole young adult raamatute fänn, siis ilmselt sulle ei meeldi üldse Jenniferi raamatud, sest et nad on ikkagi nagu young adult. These guys are stupid. Seal on first love, issand jumal selles. Me jõuame. Olgu, ma kohe hakkan räntima. Aga ühesõnaga, nad on rumalad, neil ei ole elukogemust. Ja nad on 16 kuni 18. Neil on õigus olla rumal. Neil on õigus olla rumal, neil on õigus olla põikpäine, neil on õigus kõigele, mis seal juhtub, sest et it just makes sense. Nagu... Ja, et see oli selles mõttes väga nagu eakohase käitumisega ja nendes näiteks Inheritance Gamesis on samamoodi, et see süžee kõik on täiesti absurdne, aga need karakterid on nagu, ma päriselt nagu saan aru, et see võib olla sellises vanuses inimene või sellise elukogemusega, et kui sa ei ole young adult fänn, siis ilmselt see ei ole sinu cup of tea ja ta ei taotlegi süükest realistlikku elulist, et see on ikkagi täis fiction ja selles mõttes meelelahutus, aga ta on lõbus meelelahutus, mis minu jaoks oli, ma tagantjärgi mõtlesin, mida ma mõtlesin võrreldes Inheritance Gamesiga, suu on pärimismängud. Vatti täis pärimismängudega. The Natural sari on tunduvalt graafilisem. Ta on ikkagi kurjategijatega seotud ja neid kuriteosündmuspaike ja neid kuritegusid endaid ja mingid siukseid asju on päris nagu detailselt kirjeldatud. Et ma kujutan ette, et see ei ole selline raamat, mida ma võib-olla soovitaks, ma ei tea, 13-aastasele üle. See on raamat, mille mina ostsin enda 13-aastasele, aga siinkohal mina ja Mõde oleme väga sarnased. Mina vaatasin väiksest peale krimisarju. Ta oli 8, kui ta lemmiksari oli Midsommari mõrvad. Ehk me oleme väga nagu kriimist huvitatud pere, talle meeldib väga lugeda selliseid müsteeriumeid ja see on üks raamatutest, mida ta järgneva paari kuu jooksul arvatavasti loeb, sest et hetkel meil on teised raamatud seoses kooliga pooleli, aga see on kindlasti raamat, mille ta varsti ette võtab. Et tea, kellele sa soovitad. Ja, just, et ta on selles mõttes graafiline. Ja võib, et Inheritance Games on täpselt samamoodi mingisugused mõistatused, mingid müsteeriumid ja asjad, aga seal ei ole, kaob see kuritegelik aspekt ära ja seal ei ole võigast ei ole, jah, et on lihtsalt siuke põnev. To be fair, mulle meeldis Natural sari rohkem, ma ei tea, mis see minu kohta ütleb, aga see kuidagi oli veel ekstra huvitav või nagu see tõstis pinget, sest et nad jooksid ajaga võidu, nad jooksid, keegi oli kunagi kogu aeg kuskil ohus, keegi ähvardas kedagi, et see... Pidevalt sa arvasid, et keegi peategelastest sureb ära? Ma olin nagu lõpuni. Ma olen sellest enne ka rääkinud, aga ma olen väga ärev lugeja, mis tähendab, et ma kipun neid sarjade lõppusid lugema ja kõike seda. Mina pidin guugeldama, kes on nii-öelda final love interest ja ma pidin guugeldama, kas kõik peategelased jäävad ellu. Ja kas kõik peategelased on nagu actually nagu good guys. Sest et ma ei oleks selle emotsionaalse pingega hakkama saanud. Mina ei teinud ühtegi neist asjadest, sellepärast et muidu ei ole põnev. Aga nüüd me jõuame asjade juurde, mis meid veits häirisid või mis olid nagu siuksed ja ma arvan, et esimene oli see, mida me üldiselt väga ei naudi raamatute puhul on and this is spoilers ahead, sest et me räägime tervest sarjast. Me ei spoili ära seda müsteeriumi sisu, aga veits seda karakterite omavahelist, tegelaste omavahelist asja. Armu kolmnurk, seal oli Michael, Dean ja Cassie. Ja see tuli kohe alguses ja I hate love triangles ja siis kui ma hakkasin seda lugema ja ma sain aru, siis ma nagu ei, ma saatsin mingeid voice nagu ma tahan seda lugeda, aga siin on love triangle nagu. Minul on veel väike lootus, et see 5. raamat lõpeb Thruppeliga. Sellepärast, et minul ei meeldinud ka see Armu kolmnurk ja ma tegelikult ei ole nagu siiralt lõpuni välja kindel nagu, et ma lugesin need 4 raamatut ära,
aga mul ei olnud kummagi mees peategela osas nagu eelistust, sest neil oli mõlemal vigasid ja neil oli mõlemal imetoredaid osasid nagu tõesti. Ja nad mõlemad hoolisid, nad päriselt ka hoolisid Cassist. Ja nagu esimese raamatu lõpus, kui oli aru saada, et see Cassie on kahe vahel ja ta ei tea, mida teha ja nagu iga 17-aastane Biff, kes elab koos poistega, ta pani mõlemaga tatti ja siis ja nagu ma tean, et see on rõve välja, et ma ütlesin seda meelega, et ta teaks. Ja siis üks kuttidest on nagu so take whatever time you need, figure out how you feel, figure out if he makes you feel the way I do, if he'll ever let you in and if you want him to, because the next time my lips touch yours, the next time your hands are buried in my hair, the only person you're going to be thinking about is me. Ja ta oli nagu mingi ja ma olen siin ja ma ootan, kui sa selle otsuse teed, aga ma ei ole enne nõus sinuga olema seotud, kui sa tead, mida sa tahad. Ja nagu tõesti need mõlemad tegelased olid nagu toredad ja nagu nad on kõik viiekesi mingil hetkel. Okei, neljakesi, Sloan ei ole mitte kunagi. Veits toksilised ja Sloan on lihtsalt nagu little autistic girl, I love her so much. Minu ideaalne nagu, ma lõpetan need mõtte ära. Nad on kõik nagu veits manipuleerivad ja nagu toksilised ja ütlevad mingitel hetkedel teineteisele halvasti lihtsalt sellepärast, et saada reaktsiooni ja lihtsalt sellepärast, et ajada megatraumadega kõik. Ja lihtsalt sellepärast, et ajada närvi, aga mingitel hetkedel nad ütlevad neid asju ka selleks, et seda inimest kaitsta võib-olla selle teise trauma eest, mis sealt tuleks. Aga minu ideaalne lahendus 5. raamatu jaoks on see, et Leah ja Sloan on koos a lesbian couple ja siis Michael Dean ja Cassie on a throuple. That would be perfect. See oleks see, kuidas mina selle asja lahendaks. I would be so happy. Sest et nagu, ma lihtsalt ütlen ära, et Jennifer Lynn Barnes, Preili proua, armastab love triangles. Samamoodi on pärimismängudes algusest peale kohe armu kolmnurk ja minu meelest on ühes sarjas veel, mida ma ei ole veel lugen või mis on mul pooleli, üks libahuntide sari. Ühesõnaga, she has a thing. The Natural siis mulle nagu tegelikult veits meeldis see, ma olen täiesti selle kolmiku variandiga nõus, sest et tavaliselt kui raamatutesse nii-öelda armu kolmnurk satub, siis in the end üks on ikkagi see nii-öelda millegipärast bad guy, et see on nagu ilmselge, et miks ta selle nagu ikkagi teise valis. Aga siin tegelikult olid kõik kolm olid nagu vahet ei ole, milline see valik oleks olnud, keegi tore oleks haiget saanud ja keegi oleks nagu õnnelik olnud. Et mulle meeldis, et selles sarjas see nii-öelda lahendus tuli suhteliselt kiiresti. Et ma ei pidanud 4. osa lõpuni seal praadima, vaid see tuli umbes süke teise osa teises pooles. Et sellele ma oli hea meel, sest ma tundsin, et see pinge tõuseb ja ma enam ei taha sellega tegeleda, et nagu... Ja see lahendus ei tulnud ka nagu tüli ega millegagi. Et kui Cassie ta valiku ära tegi, siis oldi nagu okei, ja siis mul on ta highlightid ees. Ülinaljakas, mul on teises raamatust 2 highlighti. Ja siis nad sõidavad autos ja kõigil on ülihalb tuju, konkreetselt pasktuju ja Michael, kes oskab nagu kõigi nägusid lugeda, on nii nagu endast väljas või nagu tal on ebamugav, et kõigil on halb tuju ja siis ta on nagu mingi the next person whose facial expression approaches broody is getting punched in the nose. Unless it's Cassie. If it's Cassie, I'll punch Dean. Et nagu see bickering jäi alles ja nagu see vibe on kõik alles ja obviously see tegelikult ikkagist järgnevad 2 raamatut lugedes saad aru, et mingitel hetkedel Dean, ütleme see ära, nagu, et Cassie valis Deani, siis Dean on mingitel hetkedel Michaelile veits nagu andmas seda vibe, et ta valis minu. Ja mingitel hetkedel Michael on nagu mingi mis sa arvad, kas ta kahetseb seda ja nagu, et seda... Ja tegelikult Michael oli ikkagi nagu hurt, aga see, kuidas ta seda väljendas, ei olnud nagu... Ta ikkagi lõpuni välja nagu hoolis Cassist, et see ei olnud see, et okei, sest ta tegelikult ütles ju, et sa tee oma valik, et sa mõtle, tee oma valik ja siis otsustame edasi. Ja siis, kui Cassie tegi selle valiku, siis ta nagu okei, see on siis sinu valik. Ta ei olnud võib-olla the most mature, aga jällegi ta oli just 18 saanud, kui mature me tahame, et ta oleks, on ja. Ja taaskord mingi, ma ei tea, milline peretraumaga, nad said ikka suht hästi hakkama selle elukesega seal.
kõige selle muu taustal, aga oletame, et me ei saa Thrupelit, siis kas Team Dean või Team Michael? Mina olen vist and this is gonna be a controversial take. Team Michael. Ma olen ka Team Michael. Sellepärast, et ma lihtsalt tunnen, et Dean oli täpselt sama depressed kui Cassie ja nagu minu arust nemad tõid teineteist kogu aeg nagu alla, et nagu, et kui ühel oli paha tuju, siis see teine oli nagu mingi, et mul on paha tuju koos sinuga, aga kui nagu Cassie ja Michael alguses timmisid, siis Michael oli nagu mingi, tal on paha tuju, mina tahan ta tuju paremaks teha. Samal ajal kui Dean oli lihtsalt nagu mingi, ma tõmban eemale, et tal ei oleks paha tuju ja ma saan aru, et seal on nii palju mingit traumat, mis on kõik vaja, bla, bla, bla. Aga lihtsalt mulle tundus see vibe üleüldiselt toredam. Ma saan aru raamatu võistes sellest, et kaks broody teenagerit armuvad ja neil on mõlemal see sama nagu võime inimeste nagu mingi olla profiler. Aga mulle meeldis see dünaamika ja võib-olla nagu see loomulikkus Michaeliga rohkem, sest ma tundsin, et esiteks kõige nende 4 raamatu heads up, they're not getting therapy. Ja nagu selle 4... Kui me rääkisime nagu pärast Good Girls Guide to Murderit, et nagu it's not possible, et see Biff elab nagu elu lõpuni nüüd edasi ilma väga-väga korraliku teraapiata, siis nagu these guys, nad vajaks nagu reaalselt lobotoomiat nagu. Hagemisi. Igatahes, et mulle tundus, et see nagu, see ei läinud selle 4 raamatuga, mis kestsid ka ju kokku mingi aasta või 1,5 või midagi sellist. Suht pikalt, jah. Et see ei läinud kuidagi midagi nagu liiga palju paremaks ja ma tundsin, et nagu Dean kogu aeg arvab, et ta on ikka halb ja ta nagu, ta ei parandanud ennast minu silmis liiga palju, pluss tal oli nagu väga see obsessive streak, mis nagu mingitel hetkel ta tundus nagu isegi liig. Aga samas Michael oli siuke, no eks tal oli ka väga palju vigu, neil kõigil seal oli väljartud Sloanil. Sloan. Aga... Äkki Cassie oleks pidanud selle Sloaniga kokku saama. Jah, aga mulle kuidagi lihtsalt vist meeldis võib-olla see nagu veits funky vibe, mis neil kuidagi koos oli. Ja mul oli täpselt samad mõtted nagu ma aimasin nagu suht alguses, et props ta saab Deaniga kokku, sest see oli see brooding male character ja nagu nad nagu paarina made sense. Yeah. Et see oli nagu siuke loogiline ja selles mõttes nagu ma mõnes mõttes saan aru, et tollel hetkel, kui kõik oligi nagu mega palju, siis Dean oligi siuke broody ja kõik see, aga ta oli nagu ka rahulik võib-olla. Et ta oli nagu emotsionaalne, aga kuidagi teistmoodi emotsionaalne kui Michael. Ta oli kindlasti rahulik, sest Michael oli nagu mingi, ma lähen võtan oma Porsche ja ma sõidan 120 kilda tunnis ja jonkiva. Et Cassie joks mõjus Dean ilmselt nagu ankruna veidikene, et kõik selle kreisiduse juures, mis ümberringi toimus, siis see oli nagu, see oli loogiline valik, aga minul ka nagu algusest peale see vibe Cassie ja Michaeli vahel oli nii tore, mulle nagu päriselt meeldis see ja see oli see hetk, kus ma pidin igaks juhuks, nagu ma arvasin, et ta saab Deaniga kokku, aga ma pidin igaks juhuks guugeldama, et Michael paha ei ole, sest ta meeldis mulle nii väga, aga ta oli täpselt see karakter, mis mõnes teises raamatus hiljem osutub mingi, ta tegelikult oli nagu hoopis mingi... Mina olin ka vahepeal nagu mingi, et is he good, aga mina hoidsin seda tagasi, ma ei guugeldanud mitte midagi, ma ei vaadanud mitte midagi. Ma vist ainsana nagu sain, nagu kinnitasin selle, et ta valis Deani lihtsalt sellega, et ma vist lugesin äkki 2. või 3. nagu raamatu kirjeldust lihtsalt Goodreadsist enne, kui ma raamatut lugema hakkasin ja seal oli mingi lause, mis enam-vähem vihjas selle, siis ma olin nagu, ta probably valib Deani, aga I did no work. Ja ette teaks, siis ma ei mäleta, kas ma olen sellest rääkinud või ei. Aga ma hakkan absoluutselt kõiki raamatuid lugema nii, et ma ei loe, millest raamat räägib. Ma ei tea mitte kunagi, millest raamat räägib. Ma põhimõtteliselt võtan raamatu kätte ja olen nagu nagu mõne raamatu puhul ma loen arvustusi või ma vaatan keskmist hinnet ja see on ka kõik. Ja sama oli selle raamatuga, mul ei olnud õrna aimugi, mida ma lugema hakkan.
ja kui ma esimese raamatu ära lugesin, siis ma ütlesin Kirsikale, miks sa ei öelnud, et see on nagu Criminal Minds, ma oleks seda juba ammu lugenud, kui ma oleks seda teadnud. Ja ma ei ole elus ühtegi osa Criminal Mindsi näinud, nii et ma ei osanud seda connection'i tuua. ja mina ei lugenud seda kirjeldust ka, et aru saada, sest et kuskil oli ka kirjas, et see põhimõtteliselt on nagu mingi Criminal Minds meets mingi Good Girls Guide to Murder, no igatahes. Ka sellesse sarja ma läksin lihtsalt pea ees sisse nagu absoluutselt igasse teise ja I just like to raw dog it, man. I could never. Mul on vaja mingit, mul on mingisugune, ma ei tea, kuidas seda ärevust nimetada, aga mul on mingi siuke nagu kontrollivajadus, et ma ei saa nagu seda narratiivi kontrollida, aga ma saan kontrollida oma eelteadmisi sellest. Ma ei oska seleta seda. Aga ma just mõtlesin, et kui võrrelda seriaaliga seda Naturalsi, siis kohati mul oli siuke tunne, et kui sa vaatad näiteks mingit kriminaalseriaali, siis see visuaal nagu kohati toetab veits paremini mingeid, et sama nägu on või mingid asjad jäävad meelde. Kui raamatut loed, siis peab mingid nimed meelde jääma ja siis mingi, et kuidas see väike asi oli seotud, et minul näiteks on nagu pilt mälu päris ja siis mul vahepeal oli sööga tunne, et ma pean endale seina peale selle murder board'i tegema lihtsalt. Et eriti 4. osa lõpuks, sest seal oligi nagu mingid asjad, mis olid esimeses osas nagu otsid välja, mingi oli tõesti ja mingi sööga asi, mingi kuidas see nagu sai. Et siis ma oleks endale vist pidanud mingisuguse ma arvan, et ma tahaks nagu igatahes mina mõtlesin, et ma tahaks seda uuesti lugeda ja kui ma seda uuesti loen, siis ma tahaks hakata tegema märkmeid kuskil, et ma saaks nagu kogu aeg kirja panna, mis ma arvan, et on selles hetkes oluline. Ja siis pärast vaadata, et nagu kas kõik need asjad olid selle lõppasjaga seoses olulised või mitte. Aga ma arvan, et ma siis ka ikkagist nagu teisel lugemisel ka ei märkaks kõike. Ja võib-olla mingid asjad oleks siuksed, et ma olen nagu mingi ja see raudselt on oluline, see on lihtsalt nagu, see on lihtsalt lause, see on lihtsalt lause. Ja ma mõtlesin ka, et ma tahaks nüüd midagi uuesti lugeda just täpselt selle teadmisega, et ma tean, mis see endgame on, et kas mul ühendab ära mingeid asju, mida ma esimesel lugemisel ei märganud või tundus vähetähtis või kuidagi nagu teise teadlikkusega lugeda, et see võiks päris siuke huvitav kogemus olla. Jah, aga arvestades, kui pikk on meie to be read list, siis ma ei tea. To be read list on soovitus, mitte kohustus. Ma arvan, et pooled kordadest ma ei võta raamatuid sealt, sest et kõik raamatud, mis mu koduriiulitel on, ei ole mu to be read listi jõudnud. Ja nagu mõned asjad mu to be read listis on sellised, et nagu ma loen seda ainult siis, kui see kunagi juhtuks tasuta mu kätte. Ma ei taha seda osta, kui seda ei ole Tartus raamatukogus, siis ma ei taha seda laenutada ka. Ja, nagu raamat peab kõnelema minuga, enne kui ma seda lugema hakkan. Aga kui sa mõtled nendele magic abilitytele, nad ei olnud tegelikult magic, nad ei olnud supernatural. See ei olnud kuidagi üleloomulik raamat. Lihtsalt nagu, ma ei tea, kui realistlik see on, et inimene tegelikult näiteks emotsioone. Ma arvan, et need on kõik realistlikud, need on seal lihtsalt üle paistutatud, sest et inimesi, kes on nagu Sloan, kes on nagu numbritega lihtsalt nii head ja nad näevad kõiges mustreid on. Inimesed, kes on teatud traumakeskkonnas üles kasvanud, saavad väga väikse miimika abil emotsioonidest aru, aga lihtsalt me ei tee seda nagu need inimesed ei tee seda nii detailse täpsusega, et seal nad olid ikkagist selles võtmes, et nad ei eksi mitte kunagi enda lugemistes. Et see, mis ta ütleb, ongi päriselt, et seal ei ole nagu tõlgendusruumi. Aga oletame, et need on real things. Millist supervõimet sina tahaksid endale? See on mega raske mu arust, sest et need on kõik nagu veits ebameeldivad või ebamugavad. Ma kujutan ette, et nagu näiteks Liia oma võimalus nagu kogu aeg alati valetada, imeline. See, et ma tean iga kord, kui keegi mulle valetab, see tundub nagu heartbreaking, sest et raamatus ka üks kõige minu jaoks südant murdvaid kohti oli see, kui Liia ütles Michaelile, või kui Michael ütles Liiale, et kas sa tahad, et ma ütlen praegu, et ma armastan sind, sest et see nagu viitas sellele, et kui Michael valetab ja ütleb seda, siis Liia saab kohe aru ja see murrab ta südant võib-olla isegi veel rohkem kui see, et ta ei tea, kumb emotsioon seal taga on.
ja nagu ma kardan, et kui mul oleks see Sloane'i võime igas asjas mustreid näha, ma võib-olla läheks hulluks. Aga nagu ma näen siin küll Sloane'is, ta lõid nagu nagu kuni mingi kraadini, ta oli lihtsalt nagu lihtsalt big punch of fun facts. Ja ei, ma arvan, et kui ma kellegagi kõige rohkem nagu suhestun, siis kindlasti Sloane'iga nagu ka väga erinevate võib-olla nagu sotsiaalselt ebamugavuste või sotsiaalsete suhtluse eripärade osas ka, aga lihtsalt nagu ma nägin, kui raske see raamatu Sloane'il oli, kui ta sai aru, et kui ta ei suutnud mingit numbrilist asja lahendada. Ja mul on endal sama tunne, et ma arvan, et see, et kui ma mingi hetk jääks jänni või nagu mingi asi lihtsalt ei olekski loogiline, siis ma arvan, et sellest nagu spiraalist välja saada oleks minu jaoks meeletult raske. Nagu profiler, ma ei tea sellele head nagu sõna eesti keeles, tundub ka lihtsalt vaimselt nii raske, et sa kogu aeg nagu et nende nagu loomuses on kogu aeg ette mõelda nagu, et mis ta järgmine samm on selle põhjal, mis ta mõtleb. Ja see tundub lihtsalt väsitav kogu aeg seda teha, et võib-olla kui ma peaks ühe asja valima, siis äkki see on lihtsalt emotsioonide lugemine, sest et ma arvan, et me kõik nagu mingil määral näeme inimeste emotsioone niikuinii, et kui ma arvan, et ma kellelegi ei meeldi, siis ma teen nagu ma ei arva väga kergelt seda, aga kui ma tunnen nii, siis see on tavaliselt üsna põhjendatud. Ja ma arvan, et võib-olla nagu see oleks selline, mis teeks kõige vähem haiget ja ebamugavust, sest et eks ma mingite inimeste puhul niikuinii arvan, et ma ei meeldi neile või mis iganes, et neil on mingid negatiivsed emotsioonid ja see kinnitus arvatavasti ei teeks nii palju haiget, aga samas nagu kõikide ülejäänute puhul on võib-olla see tõenäosus, et ma saan ise haiget nii palju suurem. Ja teistpidi ka, et inimesed su ümber ikkagi tajuvad seda sinu nii-öelda nagu eripära või omadust, et kui suurt ebamugavust see nendele inimestele, kes su ümber on tekitavad ja mitte isegi nagu, ongi täpselt mitte nagu pahatahtlik, et pahatahtlikkust ära hoida, vaid ongi näiteks seda emotsiooni või valede lugemist, et vahetevahel ma arvan, et ma räägin tõtt, aga tegelikult ma valetan ka iseendale, et ma võin öelda vahest asju, mida ma ise arvan ka, et on tõsi ja siis võib tõesti väga siukseid nukraid momente tekkida, kui tuleb välja, et see ei ole tõsi. Ja emotsioonide osas ka, et nagu tegelikult ei taha, et aeg-ajalt mu peast käib nagu nii neid hetke emotsioone niimoodi läbi, et I'm not proud of them. Ja ma ilmselgelt ei väljenda, ei verbaliseeri ja üritan ka mitte oma miimikas nagu eriti välja näidata. Aga kui keegi neid ikkagi tajub, siis ma tunneks ennast tunduvalt kehvemini mingite alateadlike emotsioonide pärast. Et ma olen ka nõus, et see on kuidagi šüke. Ma saan aru, et see võib nagu sellises situatsioonis palju kasu kaasa tuua ja võib-olla siin puhul see profiler on võib-olla nagu kõige komplekssem, et seal on nagu erinevad aspektid ja võib-olla kõige kasumlikum, aga päriselus, see on ikkagi see on nagu natuke see mõtete lugemine, et tore oleks lugeda inimeste mõtteid, aga reaalselt ei. Te nägite Edwardit Twilightis, ta ei nautinud seal restoranis olemist, kui ta seal Bellaga oli. Ja ausalt ma olen suht kindel, et inimeste mõtted on nagu really shitty, et ma vist ei soovi nendesse sukeldada. Nagu ei. Jah. Aga me tegelikult selle pausi ajal arutasime ka, et see on vist üks esimesi episoode, kui mitte kõige esimene, kus me tegelikult raamatu sisust väga ei räägi, sest see on tõesti selline asi, mida nagu seda ei ole mõtet spoilida mitte kellelegi. Ma ei taha, et mitte keegi läheks seda lugema nii, et ta midagi juba teab, aga nagu öeldud, suht kõigi raamatute kõigist keskne teema oli sarimõrvarid. Jah. Ehk erinevate seda palgati sarimõrvareid nii-öelda siis. Nagu tuvastama. Erinevate mustrite kokkupanek ja nagu inimeste lugemine ja see psühholoogia asjade vahel, et miks sa midagi teed ja kuidas need asjad seotud on. See oli lihtsalt minu arust väga hästi kirjutatud ja võib-olla ma ikkagi arvestasin seda aspekti ka, et see on kirjutatud noortele. Ehk nagu, kui ma loeks täiskasvanutele kirjutatud trillerit, siis mu ootus oleks natuke teine. Ja, kindlasti. Aga ma väga adun fakti, et ma loen noorte raamatut, seega see nagu oli kuidagi loomulik, et mingid asjad olid nii, nagu nad olid. Ja kuidagi nagu tegelikult oli tore ka lihtsalt
lugeda nagu veits mingi teismeliste draamasid ja olla nagu mingi, tegelikult on veits hea meel, et mina ei pea enam sellises kohas. Ja ma olen tegelikult nagu mõelnud sellest päris palju, et mulle meeldib young adultit lugeda, aga samas mulle meeldib ka lasteraamatuid lugeda. Et mul on tunne, et kui sa endale annad aru, et noh, nüüd ma loen täiskasvanute raamatut, nüüd ma loen noortele suunatud raamatut, nüüd ma loen lastele suunatud raamatut, siis sa loedki seda teise mindsetiga ja kui ma hakkan lasteraamatut lugema, siis ilmselgelt nagu ma otsin sealt teisi asju ja see, mis ma leian sealt nagu it makes me happy, nagu ma ei tahaks ainult lasteraamatuid lugeda, aga õhtuti, kui ma oma lastele unejuttu loen, siis ma ikkagi üritan valida neid raamatuid, mis mulle endale ka meeldivad ja they are fun. Ja young adulti puhul ka, et kuidagi nagu tore on jälle näha mingit teist aspekti, selles mõttes ma enam nii hästi ei mäleta, või mäletan küll, aga eks kõikide teismeliste ja noorte kogemus on erinev ja see mõttemaailm ka natukene, et ma olin võib-olla siuke veits igav teismeline, et tore on nagu, see on nagu veits teine liik või siuke alternatiivne mõtlemine asjast ja kui sa nagu teadlikult alustad sellega, et need on noored ja need on see raamat on kirjutatud noortele, siis ma alati naudin, ma arvan, neid young adult raamatuid täpselt sama palju kui täiskasvanute. Huvitav, kas ma oleks olnud sõbrad, kui ma oleks teismelistena teadnud? Might be. Ma olin siuke theater kid. Pärnus ei saanud olla väga theater kid. Ma Tartus nagu ei olnud ka väga, aga in my soul. Nagu ma olin ka in my soul, aga ma tunnen, et see väga ei väljendunud asjades, mida ma tegin, sest mul ei olnud nagu väljundid sellele, ehk ma tegin kõike muud selle arvelt. Aga ma olin väga loud kid. Ma olin nagu kõik teadsid, kus ma olen. Ma olin põhikoolis siuke ja ma olin shy. Ma olin see smart kid ja siis ma kuidagi aga seest 10 ma olin nagu Mina olen olnud hästi valilaps alates lasteaiast ja teinud kindlaks, et kõik kuulevad mind ja teavad. Fun. Aga laul? Ma tunnen, et nagu kui albumit valida, siis see peaks olema nagu Reputation. Ja, või see on issand jumal, ma pean kasutama Spotify'd. Kohe ma ütlen. Ma ka esimese hooga mõtlesin Reputationit, aga siis mulle tundus, et need tegelased ise on äkki pigem mingi siuke midagi muud, mingi ma ei tahaks öelda folklore, aga mingi nagu siuke melankoolia. Aga mina mõtlesin, et raamatu süžee osas kas Bad Blood? 100%. Ja kõik siuke muu nagu kuidagi õhkkond ka väga Bad Blood. Ja. Need tegelased ei olnud Bad Blood. Ja ma tegelikult mõtlesin, et võib-olla veits nagu endgame ka. Äkki eriti just nagu Cassie ja Deani võtmes. Kuidagi ja lihtsalt nagu kuidagi see Taylori ja Ed Sheerani ja Future'i kuidagi kooslus annab ka mulle seda vibe ja võib-olla ma lihtsalt näen Future'it kui Michaelit. Igatahes something there tells me, et see on ka. Mul korraks veel tuli Out of the Woods. Nagu selle mõttega, et 20 stitches in a hospital room. Et kogu aeg oli nagu see, et nagu, et kas nüüd on korras? Kas meil nüüd on ohutu? Kas nüüd ühesõnaga, et nad tegelikult They are nagu, never out of the woods. Jaa, et nad nagu meelega ei visanud ennast sinna ohu keske, aga kuidagi nagu tiriti kogu aeg sinna. Nad nagu vahepeal ikka veits viskasid ka, olge mausad. Ja, aga see ei olnud nagu süüke, et ma otsin nagu põnevust. Ei, see oli Cassie, kui sa sinna lähed, siis sind võib-olla tapetakse ära ja Cassie lihtsalt nagu mingi ma ei saa seda nii jätta, siis ta läheb sinna. Spoiler alert! Või nagu mingi, võib-olla nad teavad midagi mu ema kohta. Ja siis läks Cassie ja Tiina oli nagu mingi Cassie, is she alive, is she dead? See on nagu Schrödingeri kass. Ühesõnaga mul korraks jah nagu siuke Out of the Woods vibe äkki ka, et
millal see läbi saab appi, et nad ikkagi, et kui nad alguses jah, ainult nii-öelda cold case'e lahendasid, siis nad ikkagi suht kiirelt sattusid sinna väga hands-on keerisesse. Ja. Aga? Esiteks, me loodame, et oli tore. Me teame, et see paus on olnud väga pikk ja peale järgmist 2 episoodi tuleb võib-olla natuke veel. No idea, millal? Ei, no teoorias on ikkagi see, et siin me salvestasime 1 episoodi veel. Varsti salvestame, aga siis kui teie näete, on juba salvestatud. Ja tegelikult suvel tahaks ka paar episoodi salvestada, aga sügis on veits lahtine maa ja eks me vaatame, mis saab. Kuulete sellest võib-olla hiljem. Aga... Kuidagi ikka saab. Aga meil tuleb välja, et võtta vastu otsust käia täiskohaga tööl, teha magistrit, mille ajal sa pead tegema nagu väga palju praktikat ja siis üks meist vastutab nagu pere eest, kellel on 2 last ja teine meist vastutab ühe suure tudengiorganisatsiooni eest ja siis üritada veel nagu lihtsalt baasvajadus elus hoida on ääretult raske. Who would have guessed? Saaks olnud arvata. Aga ma ikkagi tahan öelda, et me oleme päris tublid lugejad. Või mis päris, me oleme mega tublid lugejad. Minul isiklikult on aidanud viimasel kuul ajal see, et ma olin nii stressis, et märkasin iga hommiku 5 aeg üles ja kuna mul ei olnud mitte midagi muud teha hommikul kell 5 ja ma jäänud enam magama ja ma teadlikult ei tahtnud ekraani taga olla, siis mul oli lihtsalt hommikuti umbes 1,5 tundi aega lugeda ja ma lugesin selle mingi 3 või 4 nädala jooksul nädalas umbes mingi 2 raamatut. Sest et lihtsalt mul ei olnud mitte midagi muud hommikuti teha. Mina lihtsalt, kui ma olen väga-väga stressed, siis põhimõtteliselt raamatu lugemine on ainuke asi, mis mu aju lülitab välja nii-öelda mu personaalsed anxiety'd ja probleemid. Ja siis ma lihtsalt tegelen kellegi teise anxiety'd ja probleemidega. Ja ma olen tähele pannud, et mul on nagu 2 stressiastet. Ma ei ole nagu aru saanud, need on vist lihtsalt erinevad, mitte et üks on nagu hullem kui teine, aga nad on erinevad. Sest vahest, kui ma olen nagu mega stressis ja kõik on nagu wild, siis ma tahaks midagi hästi nagu lihtsalt lugeda, midagi siuke lighthearted, võib-olla naljakas, mis iganes on, et ma ei suuda nagu midagi tõsisemat või ühesõnaga mental state ei kannata praegu mingisugust draamat. Ja siis teine hetk, kui kõik on nagu, ma ei jõua enam nii halvasti, siis ma tahaks lugeda siukest gut-wrenching tahaks nutta lihtsalt sellepärast, et näha kellelgi veel on, et kellelgi on veel või mul praegu. Mina lugesin ühte süükest raamatut hiljuti ja siis Kirsik oli mingi, võib-olla ma peaks ka. Jah, ma loen seda praegu. Aga järgmine osa. Järgmine osa on ka miski, mida te võib-olla aimate, sest et me ei suuda lõpetada omale obsessionite teavitamisest. Ja ehk siis Assistant to the Villain sari, millel on augustis 4. osa tulemas. Mina alustasin juba eelmine aasta, Kirsi alustas see aasta, meil on kõik raamatud loetud. Amazing. Nii funky fun. Täiesti, me paneme nüüd täiesti teises suunas. Täiesti teises suunas, aga samas võib-olla mitte täiesti. Oleneb, kuidas sisu vaatad, aga näeme järgmine kord. Bye!